kuidas teil läinud on? Kuidas meil läinud on? Kuidas sul läinud on? Piduselt. Mm-hmm. Seda vist on tihti juhtunud, et piduselt viimasel ajal kuidagi. Jah, sama siin. Suured elumuutused olid vahepeal, ma ei räägi mis, sest et ei ole vaja. Aga ka nagu väga piduselt. Nagu see suvi lihtsalt nagu muutus sekunditega. Ja. Ja. Aga väga nagu äge on olnud. Ja, aga selles mõttes on jah tore. Nagu meil on siuke fun times olnud kahekesi. Me oleme väga palju nagu koos aega veetnud isetega. Ja siuke põnev, ütleme nii. Ja. Et meil oligi nüüd, me käisime Väinaka veepeol EMS-iga. Ja nagu reaalselt see on nii naljaks, kuidas kunagi inimesed olid mulle mingi, mis asja, kes käib emaga peol. Ja nüüd, kui ma olen EMS-iga peol, siis kõik on mingi, nii äge, et sa saad oma emaga peol käia. Et nagu... huvitav, jah? Jah. Vaata, võib-olla on hakatud nagu aru saama ka, et meil on see suhtlus on hoopis teissugune kui võib-olla mõnel teisel, et kui on selline kehva läbisaamine ja kõik asjad, tegelikult sa ei tahagi oma emaga peole. No muidugi, jah. See oleks nagu viimane asi, mille peale sa mõtled, on. Aga kuna meil on see suhtlemine selline chill ja vaba ja me saame hästi läbi ja siis ei ole mingit sükest küsimustki. Ja miks me ei peaks koos minema, vaata. Ja. Nii ta on, jah. Meil on vähemalt tore. Ja Väinakal oli äge ka, nii palju vanu tuttavaid ja enamus inimesed on tegelikult tuttavad, nagu mingi aastate tagused. Siis huvitav on näha jälle neid inimesi, kuidas neil nagu, mis elu keegi, ma ei oska rääkida, mis elu keegi elab ja kõike seda, et see on nagu väga huvitav. Et tegelikult see Väinaka veepidu on nagu üks koht, nagu, kus selle aasta jooksul vähemalt sa näed nagu neid inimesi, keda sa muidu tüüpiliselt ei näe. Täpselt. Ja. See on selline põnev värk. Ja eelmine nädalavahetus, nagu eelnevalt sellele, me käisime minu firma, kus ma töötan suvepäevadel, jah. Et seal oli ka siuke hommikuni pidu ja ikka, jah. Viinašotid ja mis selle kohaliku Õuka šotid ja pidu toimus siis Treskis ja seal olid ka igasugused erinevad aktiviteedid. Wow, mis see tõmbus selle, mis see raamatu nimi on, kus on kõik tähed kirjas, kõik sõnad, maailmasõnad, Eesti sõnad tähendab. Maailmasõnad. Entsüklopeed! Oh my god! Oh my god, ma ei oska rääkida! Entsüklopeedia! Oh my lord, mis see nagu lühend sellel on? Ene, jah? On või? Jah, mingi ene ja siis on on ka, aga ma ei tea, tegelikult sama. Aga tongue twister. Tongue twister, jah. Inglise keeles tuleb nagu paremini välja kui eesti keeles. Tuleb hakata rohkem eesti keelt harjutama. Täpselt. Harjutama. Harjutama, jah? Tuleb hakata eesti keelt rohkem harjutama. Jah, see on õige. Oh, nüüd kahtleme igas sõnas, mis me ütleme. Ma mõtlesin nagu, et tuleb eesti keelt harjutada, aga siis oli mõju teistmoodi ütlesin. Hakata harjutama. Jah. Crazy. Aga jah, ühesõnaga Treski pidu oli ka väga mõnus, väga tore. Nii palju sääski oli, ma olen täiesti ära söödud nagu igalt poolt. Nüüd on juba veits nagu parem. Aga järgmised 2 päeva ma lihtsalt kratsisin ennast nagu debiilik ja mul olid nagu sellest kratsimisest tulid külmavärinast, et nii hea oli ennast kratsida. Mul teast olid külmavärja, ma lihtsalt kratsin ja oleme iga väga. Jaa, nagu seal oli räme ikka. Mul oli ikka väga jube, jah. Minul oli vähem, aga mina ei tea, millest see nagu oli. Ma ei tea, sääskudest. Sääskudest, jah. Ma mõtlen, et sind rohkem söödi kui mind. Ma ei tea, jah. Selles mõttes. Tavaliselt on mul kuradi siuksed kublad püsti. Ma ei tea, mul on nagu, see suvi on nagu väga palju sääski ümber. Mis on väga imelik. Nagu minust nagu märgatavalt rohkem kui varasemalt. Äkki see aasta on lihtsalt rohkem sääski? Võib-olla, jah. Mis mu veri läks kuidagi magusamaks või ma ei tea. On ikka kuradi munnid, on ju. Aga need
sääsed, kes imevad, et pidid emased olema. Et emased imevad. Nojah, mis isased teevad siis? Lendavad niisama ringi. Nad on lihtsalt ilusad. Ilus ei ole seal küll mitte midagi. Sul on nagu mingid kuradi värdid pikad käed. Pikad käed, jah? Käpad nagu, sa oled nagu mingi, ei ole ilusad. Nad on üldse tõesti mõttetud loomad minu jaoks. Okei, teistele lindudele ja mingitele, ma ei tea, mingitele tegelinskitele on nad nagu toidulaud nii-öelda. Aga inimestele neil ei ole ju reaalselt mitte midagi kasu. Ei ole, jah. Sama nagu need puugid, mingid täiesti õudne lihtsalt. Nad ei olegi meile mõeldud. Nad ei ole kellelegi mõeldud. Nad ei ole head. Teistele putukatele ja loomadele. Ei no jaa, aga nad on ju meil nii halvad. Neid ei peaks üldse olema. Ja aga nendele putukatele, nendel on ka ju oma see toiduahel. Ja aga nendel on muid loomi ka, mida nad saaksid vabalt süüa. Mida? Kärbseid? Ma ei tea. Kärbsed on nunnud. Sipelgad las panevad hästi kiiresti eest ära, et neid ei saaks süüa. Nad on väga tublid ja Nad on väga tublid. Ehitavad muudkui. Ehitame maaja. Oh my god, kas kõik Soome ehitajad on järgmises elus sipelgad või? Äkki nad olid eelmise elus sipelgad, nüüd on Soome ehitajad. Kalevipojad. Võib ka niipidi, jah. Mine mööda need. Jesus Christ. Ma niisama ei näita ju. Ja. Aga seal festivalil juhtus, mis festivalil? Veepeol juhtus üks äge asi ka. 2 ägedat asja. Nii. Esimene asi, meid tunti ära. Jaa. Esimest korda nagu meie podcastiga, nagu mind on tuldud kunagi aastaid tagasi, oli seal, mis see on see Pühajärve Jaanid oli seal, tuldi minuga pilti küsima, see oli siuke esmane kogemus minu meelest. Aga nüüd nagu meie podcastiga tuldi ligi ja öeldi, oh my god, nii äge. Aga et nagu tehke pikemaid osasid. Tehke pikemaid osasid, see oli nagu see complaint. Et ohkab lihtsalt. Peame pikemalt tegema, oh my god, ajame kogu aeg loll. Tegelikult mõtle, kujutad see ette, kui pikad oleks meie podcastid, kui me paneks lihtsalt selle telefoni filmima ja kogu aeg ainult filmiksime seda. Tegelikult siis oleks mõistlik teha mingi kuradi TikToki laivi juba nagu reaalselt, vaata. Et sa nagu vaata, meil on see, et me räägime nagu igast pläusti suust. Ja aga me räägime vaata siuksed isiklikke asju ka või nagu mingitest inimestest konkreetselt seda ma ei tahaks, et oleks nagu mingi kuskil üleval, vaata. Et siis ikka peab nagu valima, mida sa räägid selles mõttes. Saad aru? Vali midagi, täitsa pohhu. Ei, no ikka peab valima. Meil on see telefon täiesti ehku peal seal selle armatuuri nurgas, kaamera peal. Et võib-olla kui vahepeal siin lennukit teeb, siis Lisette saab jälle monteerida natukene siin tšut-tšut, kat-kat. Ja teine äge asi, mis seal oli. Okei, äge on võib-olla nagu veits vale sõna, aga mis ta nii keset teed sõitis praegu? Aga läheme MC-ga parklasse, et võtta paar trinksi, sest et miks mitte, on ju? Ja lähme sinna parklasse, seal toimub mingi kaklus 2 noore kuke vahel. Ja see üks kukk oli ainult täis sittunud. Reaalselt. Me olime šokeeritud. Ma alguses ei näinud. Šokeeritud! Me olime shitteeritud. Shitteeritud olime. Et nagu mina alguses ei märganud, aga imps oli mingi oh my god. Ma läksin sinna vahele, selle kakluse vahele, et mida te kuradi tatid kaklete. Ma läksin, võtsin ühel natist kinni ja tõmbasin üles, on ju. Aga see teine oli nagu, see üks oli väga siuke nõme selline, hakkas seal, mingi, tule, kes sa oled enam. Aga see teine oli hästi tore selline. Aga ta tegelikult ütles, et ärge mind oma podcasti pange, aga... Ära siis räägi. Mida? Ära räägi siis. Ei, mis siis, aga me shout out to you, noh. Jumal küll, ei, tema oli tore, kõik on hästi, kõik on hästi. Kui ütleb, et ära ütle midagi kuskil, siis... Jaa, aga ega me mingid nimesid ei maini kuskil. Ma isegi teada nime. Mitte, et ma teaks nime, aga... Ei, kõik on jumala chill. Ja siis emps oligi mingi, oh my god, see vend on ennast täissitanud ja ma mingi, mida, nagu päriselt see ei ole võimalik, vaata. Ja me läksime peole tagasi ja see vend tuli ka peole tagasi, sest et... Oma sitase persega. Ega pidu ei lõppe, kui junn püksis on ja... See oli rohkem mingi pasanteeria mingi kuradi, ma ei tea, mis asi see oli tal. Mul on nagu nii kahju temast, sest et nagu... Minul ei olnud, sest ta oli nii siuke nõme. Ta oli nõme ja, aga nagu saad aru, mõtle, et sa oled nagu nii purjus, et sa nagu ei kontrolli enam oma keha ja sul lihtsalt mingid nagu mahlad kuskilt voolavad.
kõigile nähtavaks. See mahlad voolavad kõlab nagu nii hästi, aga see nagu, üritangi sa oled reaalselt saia ennast teha. kuradi fucking täis sittun nagu. Ja ta oli noor, ta on mingi 18 või mingi selline, vaata. Ja sa oled nagu nii noor inimene ja situd ennast reaalselt täis, kui sa jood. Tule, mida sa tätt lakud, kui pea ei kanna, noh? Või keha ei kanna, Kui või perse auk ei kanna, kuradi urru auk ei kanna, noh? Ma ei tea. Ma ei No tea, nii see nõme. väga jõhker. What the fuck, nagu? Siis teised peavad su kuradi pasast perset seal nägema. Tal olid veel heledad beežid püksid jalas ka veel. See ei olnud nagu mingi selline tume, mingi teksapüksed. Sa ei võib-olla isegi ei paneks tähele, kui tal oleks seal midagi. Ja ega sa ei käi ju niimoodi inimeste perseid vahtimas, et äkki tal on midagi seal püksis või. Aga nagu see oli nagu fucking aga mul on nii kahju, sest ma tean, et tal on endal ka mega piinlik ja ta on mingi, oh my god, mida ma tegin, nagu mingi tahaks maa alla vajuda, sest nagu selles mõttes mul on nagu inimlikus mõttes, mul on nii kahju temast. Aga samas nagu esiteks ta oli seal sõpradega, miks su sõbrad ei ütle sulle midagi, et kallikene, nagu palun mine koju või nagu, et aitab peost. Aga nagu järelikult ei ole õiged sõbrad. Reaalselt, ühis ei ole õiged sõbrad ja et kui meie oleksime koos peole, ma situksin ennast reaalselt täis. Kas ma sa tahaks ütleksid su mulle? minema, et mitte keegi ei näeks siin nagu Sellist asja ei juhtu mitte kunagi. Never say never. Oh my god, ei. Hui. Ja Praegu see on nagu, kui on nagu siuke uskumus või mingi siuke ebaõnn või oota, mõtlen, kuidas nüüd seda kirjeldada. siis Et siis vaata sülitad 3 korda üle vasakõla, jah. Et Ja nüüd kui ma sa ei praegu taha, sülitsin, midagi et ma ei situks ennast kunagi täis, vaata. No tõesti, you never know, onju. No, Kui ei tule mingi kuradi pasanteeria peale kuskil keset pidu, ole tulnud seal fancy, glamuurne ja siis järsku käib litakas ära ja sa oled ja tundub, pasameres. et sita värgid praegu nagu järgnevad meid kuidagi elus, sest et meile vaatasime filmi MC-ga. Vabandust, oota. Ei tulnud midagi. Vaatasime eile filmi ja seal oli ka niimoodi, et nad sõid mingit Meksiko toitu. Meksiko või? Mehhiko! Meksiko toitu! Miks Meksiko ei ole õige öelda? Mehhiko ju! Meil on iga kord mingi, kuidas sa mingit asja ütled? Aga Mexican food. No siis ütlegi Mexican food. Okay. Mida iganes, mina räägin teistmoodi, leppige sellega. Jaa, ma ka. Vaata, mul on alati see, et ma nagu räägin nii, et inimene aru saaks, aga ma ei räägi nagu korrektselt. Et ma räägin nii, et inimesed aru saaks, aga ma ei räägi arusaadavalt. On ju, jah. Ega on ju, sa said mu sõnumist aru. Ei, muidugi sain. Aga nagu, that's my whole point. Sa ei pea isegi midagi rääkima, ma saan aru. Olgu. Ühesõnaga, seal filmis oli ka niimoodi, et nad sõid mingit toitu ja neil kõigil tuli nagu mingi räige pasanteeria peale. Nad nagu ühel tuli ühest otsast, teine mingi kakas kuskile kraanikaussi. Me räägime siin sitast ja nüüd järsku hakkas keegi kakama kuskil kraanikaussi või? Mis mõttes? Sitad kakavad. See oli suur täiskasvanud naine, see ikka sittus räigelt sinna kuradi kraanikaussi lihtsalt nagu. Sest tal ei olnud mingit muud kohta, kuhu minna. Aga mis sa ise teeksid selles olukorras? Ma ei tea, ma lupustaks ennast vetsu, ma arvan. Ja, aga see teine oli vetsu sees juba ju. Üks oksendas teisele pähe, sellepärast ta tahtis ka potti oksendada, mitte ainult nagu näiliselt. Ma ei tea, see on väga keeruline. Väga keeruline. Ma ei tea, mis ma selles olukorras teeks. Ma arvan, et enne, kui ma juba oleks seal olukorras. Ma nagu enne ei tea, kui ei ole selles olukorras. Saad aru? Ei taha nagu olla ka, on ju? No ei taha, jah, muidugi. Et äkki saame ikka ilma hakkama, et ei peaks hakkama kellelegi pähe oksendama. Loodame. Mis on kõige ekstreemsem koht, kuhu sa oled oksendanud, ma ei tea? Nagu ma ei mõtle üldse, et sa mingi purjus oleks, vaid et mingi place, et ma täiesti mingi what the fuck tuleb see okse peale ja siis oksen. No aknast välja. Oled või? Jaa. See ei ole ka Majas. kõige tavapärasem selles mõttes. Muidu ma ikka jõuan, nagu kraanikaussi olen ka oksendanud, kuigi vets oli kõrval. Nagu pott oli kõrval, aga ma oksendasin kraanikaussi. Kodus oli see kunagi aastat tagasi. Minul üks sõbranna oksendas endal käekotti. Ah. Tal ei olnud kuskil, ja siis keegi oksendas kuskil kapuutsi sisse ka, äkki oli ka tema, ma ei ole kindel. Oh my god. Et nagu, oh my god, jaa. Otsustasime, et me jääme seisma, sest et Too much. ma juba olin nii närvis. See telefon lendab igal poole kogu aeg. Kuhu me jäime üldse? Sinna filmi juurde. Ühesõnaga, et üks oli kraanikausis, teine oli vetsupoti peal. Ja siis üks tšikk jooksis õue, tal oli nagu just see tüdruk, kes hakkab abielluma. Tal oli see kleit seljas, mingi full disainer, mingi värk. Ja siis pulmakleit siis. jah. Ja siis ta jooksis sellega tänavale.
jooksis üle autotee ja siis ta oli mingi okei, it's happening ja siis ta kükitas maha ja lihtsalt siitus sinna tee peal. It happened. Ja reaalselt. Nagu. Väga haige. See on ikka next level shit. Sõna otses mõttes. Sul on olnud mingit sükest embarrassing lugu, kus sa tunned, et sul läheb kohe põhi alt ära? Eks neid tegelikult on ikka elu jooksul olnud küll. Et ma mõtlen, äkki tuleb midagi eredalt. Haigutame jälle, vabandust. Tüüpiline sinu puhul. Kahjuks küll. Ma mõtlen. Nagu otseselt ei tule meelde, aga ma tean, et kindlasti on olnud neid juhuseid. Ma pean nagu kohe koju saama, vaata. Et muidu kohe tunnen, et ma kuradi lasen täis ennast nagu reaalselt. Et kõht hakkab nii valutama ja siuke tunne, et sa plahvatad lihtsalt. Vaata. Nii õude. Tegelikult see on ikka nagu, kui sa oled käinud ja sa oled nagu saanud oma siuksed põhivajadused nagu ära teha, siis see on nagu nii hea tunne, kui sa tunned, sul ei ole mingit pissi häda ja mingit kuradi ma ei tea, tatti kuskilt voolab või ma ei tea, et noh, kui selliseid asju pole, siis on nagu nii mõnus olla lihtsalt. Või mingi tunned, et tahaks aevastada ja see lihtsalt aevastad, vaata, pärast on nii hea, see on siuke release nagu. Huvitav. Niimoodi on, jah. Aga jah, sellist asja nagu, et ma kellegi juures oksendanud, ma mõtlen. Et mingit siukest ekstreemset kohta nagu ei ole olnud, et üldiselt on ikkagi kuskil vetsupott annad. Et nagu kuskil... No ju siis nii hullu olukorda ei ole veel olnud, et nagu jääks terveks eluks meelde vaata, et nagu oh my god. No enda Converse'ide peale olen oksendanud nii, nagu seda ma olen rääkinud siin. Et, aga see ei olnud ka tahtlik, see lihtsalt oli kuidagi, ma räägin, see oli mingi, ma sain mingi mürgituse, mingi asja, midagi juhtus igal juhul. Õnneks põhjalt ei löönud, oleks muidu olnud siuke double trouble, vaata. Vanni olen oksendanud. Vanni? Jaa, Inglismaal. Aga see oli põhimõtteliselt ka nii, et ma ei mäleta, mis kuradi värk mul oli niimoodi, et mul lõigi reaalselt põhja alt ära, ma istusin ise poti peal ja oksendasin vanni samal ajal nagu. See oli räige. Jah. Aga jah, mõtlen, see vist on kõige ekstreemsem selline olnud. Aga ma isegi ei mäleta, kas see oli nagu kuidagi, kas see oli alkoholiga seotud või mul oli mingi tervisega, ma ei mäleta enam. Et no selliseid asju nagu, jah, see on vist kõige siuke eredam asi. Mul oli ka mingi pidu, ma jõin nii palju, et ma nagu räigelt oksendasin. Aga see on nagu hea. Sina tegelikult oled selline, kes tegelikult üldjuhul ei oksenda. Ja ma pean ikka väga palju jooma, kui ma nagu oksendan lausa. See peab olema ikka nagu mingi väga räme. Aga minu arust see on positiivne, kui sa oksendad, sest et siis on järgmine päev nagu nii hea olla. See on nagu süsteemist väljas, vaata. Ja siis nagu ei ole pohmagat ka, siis on mingi, Need mürgid ja asjad kõik tegelikult tahavad su kehast nagu välja minna. Jaa. See tegelikult ei ole nagu okei. See alkohol niigi keha hakkab selle alkoholiga võitlema, et ta nagu peaks nagu välja selle saama. Ja siis ma ei tea, et kas see nagu mõned võtavad siin enne mingit tablette, enne kui joovad. Aga kas see nagu reaalselt toimib ka või? Ja need mingid pohmu, mingid värgid on ka ju vaata, kus on kõik need mingid magneesiumid ja mis iganes on sees. Ja siis on niuke pulber ja siis segad selle omale vaata vee sisse. Ja siis sa jood selle ära mingi paar tundi enne, kui sa jooma hakkad ja siis peab, nagu ma ei ole kunagi katsetanud, tegelikult võiks proovida. Mida? Miks sa naerad? Me alles saime kaineks. Juba planeerib siin järgmist joomist. No nädalavahetusel on ju... Kule, aga me ei tohi liiga palju ka seda mingid asju katsetada, äkki hakkab nagu, sobibki nii hästi, et siis on ja siis mõtled, et kogu aeg üks juua, jah. No ma ei tea, jah, aga ikkagi mina tahaks ikka katsetada, kas see toimib. Ei, no seda küll, jah. Sest kui toimib, siis ideaalne, jah. Sa tead, et sul tuleb mingi suur pidu ja... Vist ma nii vihkan. Ma nii vihkan seda pohmaka päeva või nagu, et terve päev läheb raisku, sest sa oled nagu nii mingi loid ja väsinud, vaata, nagu veits mingi seest keerab ja sa ei taha midagi teha, ei taha kuskile minna. Mulle ei meeldi see, et sa lihtsalt raiskad oma ühe päeva ära. Nagu vahest on mõnus, kui ongi mingi halb ilm, vaata, vihma sajab õues. Siis sa oledki mingi rahulikult seal mingi teki sees, vaatad mingi filmi või midagi, nagu siis on väga okei.
et sul ei ole mingit kohustusi ja värki. Aga nagu, kui sul on vaja midagi teha ja kuskil olla, siis on veits nagu nõme ja paha. Laivutame ka iga natukese aega. Sina oled siin. Thanks. Ja ei, selles mõttes küll jah. Et palju parem oleks see, et seal lihtsalt nagu jood ära, saad kaineks kõik. Ja mitte, et oleks vaja hullult juua vaata. Mis teine variant on see, et sa tantsidki nagu nii räigelt, et sa higistad välja selle alkoholi. Et panedki nagu nii palju tantsu hommikuni välja, et sul järgmine päev nagu okei olla, sest sa higistasid kõik selle nagu välja, vaata. Mina noorena mäletan, kui ma tegelikult vist, ma mõtlen must iga kord oksendasin, kui ma jõin. Päris. Jaa, aga mitte nagu keha hakkas nii vastu sellele vaata. Selle alkoholi. Liiga palju jõid siis. Mina ei tea, mille pärast igal juhul ma oksendasin ja teistel oli pohmakas jääb, minul ei olnud midagi. No jah. Lifehack. Jah. No mul on ikka nagu ühe käe sõrmedel saan lugeda neid oksendamisasju kokku, õnneks. Minul on ikka väga palju. Issand, ma jäängi nüüd haigutama ju. Aga vahest lihtsalt on niimoodi, et no alkohol lihtsalt libiseb ja siis ei saa mitte midagi teha. Nagu vahest kohe on siuke tuju ka, et no täna kohe Ja. paneks vaata pidu. Aga vahest näiteks seal Vainakal tegelikult mul nagu ma jõin ja pähe ei hakka või nagu ma tundsin, ma olen tipsi, mul on siuke nagu mingi sumin on sees. Aga mul ei hakanud alkohol pähe, ma ei tea. Kas ma olin liiga hästi söönud või toast on see, et nagu lähed siukse pooltühja kõhuga, siis on kindel, et hakkab pähe vaata. Aga mis me sõime üldse? Purksi sõime. See purks rikkus ära kõik, ma arvan. Kogu ilusa peo. Kogu peo rikkus ära, jah. Et see on nagu alkoholi raiskamine, kui sa jood seda ja see ei hakka sulle pähe ega perse. Jah. Okei. Okei, mami. Jah. Mis siis veel huvitavat? See, kui me sinna Setomaale sõitsime, see oli ka äge tegelikult. Vaata, me läksime hoopis mingit teist teed kaudu. Et meil on üldjuhul iga paari aasta kant seal suguvuse kokku tuleb ka. Et me kogu aeg sõidame, käime seal. Värska kandis. Jaa, aga kas olid mingid teetööd või mingid asjad või? Midagi nagu oli seal. Alguses oligi see, et ma panin Empsile nagu veisi, et kuhu või kuidas. Siis ta juhatas mingid teed pidi, see Emps oli mingi, ma ei ole kunagi siukest nagu teed pidi sõitnud, et mis asja vaata. Ja siis ma mingi, et no jaa, aga veis ütleb, siis lähme selle järgi vaata. Ja siis järgmine päev, kui me hakkasime tagasi sõitma, siis oligi, et läksime nagu justkui seda vanat teed pidi. Ja siis näitas, et 12 kilomeetri pärast on keelumärk, et ta nagu edasi ei saa. Siis ma mingi, selle pärast. Jaa. Aga huvitav on jälle, et sa näed uusi kohti, ilusaid linne. Täpselt, jaa. Kus me käisime üks päev, sõitsime Liisama ringi sinna kuskile, kus me käisime Koselt veel edasi seal kuskil. Kehra. Ja siis see koht, kus filmiti, vaata hiljuti tuli välja see mingi noortest see film, see Frank. Ja seal, kus see poemüüja. Ardu oli see, kohanimi oli Ardu. Ja siis me sattusime sinna poe ette. Ja ma olin mingi, mida? Nagu siin ju filmiti see Frank, ma olin täiesti šokeeritud. Mul oli siuke tunne, et nagu, kus on need kaamerad? Kus nüüd keegi ütleb action ja siis ma olen ka filmis. Aga see oli nii äge näha nagu mingit kohta, kus on nagu filmitud mingi film, mida näidatakse kinodes. No mina ei teadnud sellest midagi, lihtsalt ta ütles, see on see mingi Frank. Ma mingi, Frank, who? No sa pead ka nägema seda filmi, see on päris hea. Veits hirmus. No ja siis üks poiss seal mingi tõmbab mingi narkotsist üle ja siis ta lõpuks on voodihaige ja mingi veits ikka kurb ja vast ikka ka. No jaa, aga see on päris aga ta nagu näitab, ta nagu, eks see film ongi nagu mõeldud noortele nagu õpetamaks, et nagu ärge tehke nii, vaata. Ja kunagi keegi mulle rääkis ka, et mingi kutt, kas ta tuli äkki mingi 17 või? Samamoodi pani kokaiini ja siis läks ja hüppas vales kohas vett. Nüüd on kaelast saati on nagu halvatud. Kaela alt. Kaela alt on halvatud. Ja see on juba ikka väga-väga juba jõhker. Võtad mind lollu otsuseid. Aga ei, see oli... Oota, mõtleme, äkki ma ajan sassi praegu 2 erinevat lugu. See, et on hüpatud vette, on
issa, ma ei oska rääkida täna. Jäädud. Halvatuks, jah. Halvatuks. Aga see narkoteema oli see, et ta tõmbas sellest ja siis see tegi talle kuidagi ajus mingisuguse litri ja siis sellest jäi nagu midagi oli väga sassi. Nii juba, kaks eri lugu. Miks on vaja tõmmata mingeid asju nagu, ma ei mõista seda üldse mitte. Pigem joo alkoholi, mitte nagu nüüd niimoodi, et sa iga päev lakud, on ju, of course. Aga pigem pane pidu ja joo nagu alkoholi, kui see, et sa läheb mööda kuskil. Et mitte ei ole see, et sa oled mingi kuradi ajukahjustusega kuskil haiglas nagu. Ja pärast sinust ei olegi elulooma. Et muidu oled nagu siuke tark ja tubli aga selle koha pealt, et sa võtad nagu siukse otsuse vastu, siis enam peale seda on terve su elu muutunud. Ja kõikide su lähedaste elu ka ju nagu sellega koos. Jaa. Väga depressiivseks läks praegu. Läks jah. Mis on mingi hea asi, mis sul juhtunud on viimasel ajal? Et ma kolisin koju tagasi. On ju. Tore, et me oleme kogu aeg ninapidi koos ja... Nali. Ei, tore on ikka, jah. Ei, aga tore on see, et varsti saab äkki puhata. Mis äkki saadki ju? Puhata ja mängida. Saadki ju, mitte äkki, vaid saadki. Ja. Me oleme rongijaamas praegu, me oleme vägeval. Nii vägev. Ja. First class. Oota, aga rohkem ei olegi midagi või? Kas ma tahtsin tegelikult... Mis sa tahad? Ma mõtlesin, et räägiks nendest laste meigi rutiinist. Et kas see on nagu okei, et 4. klassi inimesed ennast meigivad või? Teevad hommikul get ready with me. Ei, mis 4. klass? Ei, ka 6-aastased selles mõttes, mitte 4. klassi, see on ammu juba, need on juba kuradi, teevad püsimeiki endale. Ma ei tea, mida iganes. Nad on tatoveeritud ja kõik. Hukas juba. Juba lapsed hakkavad juba tulema, jah? Jah. Et nagu, kas see on nagu fine või? Ma ei tea. Sest et nagu kõik need näiteks mingid skincare, mingid tooted, kõik on ju mõeldud tegelikult täiskasvanud inimestele. Mitte sellele nagu beebinahale põhimõtteliselt, vaata. Ja oleks siis see, nagu sul ei ole isegi ühtegi punni veel elus olnud. Ja sa juba oled mingi, teeme tähega mingi skincare ja paneme mingi, ma ei tea, kuradi, ma ei tea mida. Et kontuurivad oma nägu ja teevad seda plassi ja värki kõike, ripsmed värvivad ja see on nagu siuke, miks selle lapsele on vaja nagu ta on ise aru. Ma ei tea, nagu sa oled mingi vana on inimene, kes käib 4. klassis 9 või? Sest esimene on 7, teine 8, no 9-10 on jah. Jaa, aga ma mõtlen päris need nagu 6-aastased ja siuksed. Ma olen näinud nii palju videosid. Et 6-aastased panevad ka ripsmeduši ja kõik. Jaa. Et tahavad võib-olla mingi ema moodi olla seal ja siis ja noored vanemad ka, on ju. Mul never ei tulnud mõttessegi, et ma sulle annaksin mingit seda meigi värki. Teened ennast ilusat. Nagu keda sa impressid või nagu mille jaoks sul on vaja seda? Nagu... Võib-olla see mingi sotsiaalne siuke surve ka. Et kui klassis teised teevad, siis sa tahad ka ju nende moodi olla. Et muidu sa oled outsider, vaata. Ja mõtle, mida kõike nad näevad ju mingi TikTokist, vaata, kuidas naised välja peavad nägema, on ju, mingi suured pepud, suured rinnad, on ju, et nagu nad ongi nii influentsitud sellest, mida nad näevad nagu igal pool sotsiaalmeedias ja siis nad ongi kõik nagu teevadki ka seda, kuigi tegelikult ei üldse vaja, vaata. Aga eks ongi siis nagu vanemate selgitada või nagu mõni laps on siuke jäärepäine ka, ega ta alla ei anna ju, vaata. Mis mõttes, et mina, et kõikidel teistel on ja mul ei ole ja. Aga samas ongi, vaata, ma mõtlen, et milline see õige otsus peaks olema, et kui see noor laps tuleb selle jutuga, et teistel on ju ka, et miks siis nagu, et kõikidel on ja mina olen ju siis see outsider, vaata. Et nagu ma tahan ju samamoodi olla nagu normaalne ja sulanduda massi, on ju. Mitte eristuda, sest siis sa eristud juba, kui sa ei värvi oma kuradi ripsmed ja uulisel, on ju. Et see tegelikult on nagu täiesti siuke nii haige. Mille jaoks on vaja? Aga ma arvan, et kui mina oleks lapsevanem, siis ma ütlekski, et davai, teeme kompromissi, et vali kas kontuur, blush või ripsmeduš.
mina lubaks võib-olla ainult mingid huulelõiget siis panna. Mida sa kontuurid seal, see on väike nägu mingi... no, jah. Ma ei tea. Ma lihtsalt kujutasin ette, kuidas ta on mingi, ma tahan blushi ja siis ta käibki ringi kogu aeg niimoodi, et puseda neid roosad ja mitte midagi muud tal näos ei olevat. Või nagu, ma ei tea, tegelikult on nüüd laste mingi asjad ka olemas teada. Sul oli ka kunagi. Aga see oli selline põhimõtteliselt, et panid selle kuskil käe peal, tõmbasid niimoodi ja siis oli läinud. Et see ei olnud nagu, see oli lihtsalt siuke raha teenimise võimalus. Täiesti. Et lähed ja korraks pesed maha. Isegi küünelakid olid sellised, et sa nagu said küüsilakid ja siis pesid ja siis tuli maha. Oh my god, kunagi oli siuke küünelakk ka. Paned ühe kihi peale ühest totsikust. On nagu on mingi näiteks oranž. Ja siis sa võtad mingi teise totsiku. Ja siis sa paned seda teist sinna nagu selle märja kihi peale. Siis ta läks siukseks nagu vaata, tead nagu siuke mingi krobeline, siuke mingi sigri-migri tekkis selle küüne peale. Mäletad või? Oh my god, mul tuli praegu meelde, ma pole aastaid selle peale mõelnud. Ja. Huvitav, kus need kadusid või miks neid enam ei ole? Ta oli võib-olla nii keemiline lihtsalt, et kaotati ära. Ei tea. Sest miks muidu tekib siuke reaktsioon, nagu alguses on ju lihtsalt nagu üks värv, vaata. Väga huvitav. No ega on päris puhas ise siis ka ei ole sellest, et ma sul nagu lubasin ju. No siis me olime ju tiinekad. Siis me olime tõesti tiinekad. Või nagu ma ei olnud mingi beebi siis. Ei no beebi sa ei olnud jah. Et ma beebina ei olekski lubanud sul. No tegelikult väiksena sa tahtsid juba, kui minul olid küüned lakitud näiteks, siis sa tahtsid ju ka onju. Aga siis saigi need laste need meigi tooted osta, et sa saad ise nagu endale meiki teha. Siis ma tegin ka, siis sa tulid ja ma olin nagu see canvas. Ja siis sa tulid ja lihtsalt tegin sulle ka meiki. Värvisid mind täiesti nagu ära. Igatepidi. Tegin sul silma siniseks ja? Jah. Ja siniseks ja ise roosaks. Kunagi. Emme nii ilus nüüd. Jaa, kunagi selle, ikkagi enda tehtud vaata oled. Et ma tean, et kunagi need mingid vene naised alati käisid nagu räigelt sinised silmalaud olid hästi sinised ja huuled olid tulipunased. Ja siis oli ka see põsepuna oli nagu pandud, siuke nagu larrakas oli näkku pandud ja siis nad haisesid selle nagu mitte otekolonn, aga mingisugune, see oli ka nagu mingi parfüümilaadne toode, sest tegelikult see ei olnud päriselt parfüüm, vaata. See oli siuke jube ja siis mingi alkoholivesi lihtsalt. Piritus. Ja siis põhimõtteliselt kallasid endale selle pähe ja tegid oma keemilist lokki sinna juustesse ja poisi pead ja vaata mood oli hoopis teine, onju. Jaa, aga kõik asjad ikka tulevad tagasi nagu, mis kunagi olid, vaata mingid laiad püksid ja... Ja, muidugi. Varsti me käime ka uuesti siniste silmade ja punaste huultega ja keemiliste lokkidega ja never know, mis seal TikTokis jälle pluumima hakkab. Seal käib ka nii kähku tegelikult kõik need trendid, vaata. Tuleb nädal aega läinud, uus juba. Ürita siis nagu kuidagi sammu pidada. Samas nagu kas peab iga selle kuradi viimase trendiga nagu kaasa minema või, on ju? Et tegelikult võiks nagu endal ka olla sellist mingit taktitunnet. Ma ei tea, või nagu mingit kriitilist mõtlemist, noh. Jah, täpselt. Mis see taktitunne siis on? Sama asi või? Ei ole. Ei ole või? Kuidas? Taktitunne on ju see, et sa nagu mõtled enda peaga ka. Et mõtled samas taktis? Ei, ma ei räägi sõna otseselt mõtled taktist. Jõppagu, nii keeruline. Kas ma olen imelik või, et ma niimoodi räägin? Ei, ma olen veel imelikum. Jah, oleme koos. Teeb nii. Imelik pidi Totsi koolivend olema. Tore. Nojah, tõmbame otsad kokku või? Davai, Sanja. Ma ei tea, ma lihtsalt ütlesin. Jah, eks see siis vajuta like and subscribe ja komment ja sa võid kommentaaridesse kirjutada, mis sul oli siuke lapsepõlve mingi asi. Nagu mina tõin selle küünelaki värgi välja, vaata. Et nagu kunagi oli, aga enam ei ole. Aga täiega siuke nostalgiline asi, mis nagu käis nagu pikalt kaasas tegelikult. Kui sul on midagi, saad kommenteerida. Ja jah, ega siin muud ei olegi.
kooki ja bye! Ciao! See you next time! About to catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up.